Aga ma arvan, et kõige nagu siuke elu muutvam või nagu meelde jäävam osa nendest haigustest, kõige suurem osa minu elust on, põhimõtteliselt mul on selline kaasasündinud haigus, et iga kord, kui ma söön midagi, vahet ei ole mida või kui palju või mis või kus või miks või mis iganes, iga kord, kui ma midagi söön, tõmbatakse mu kehas käima siuke lototron, siuke ratatatat ja iga teise ruudu peal on pasanteeria. Ja see haigus lõi mul välja, kui ma olin 13, arsti juurde läksin, kui ma olin 23, 10 aastat pasanteeriat, minu ainukene mõte, et oi, et keegi teada ei saaks. Ja ma käisin igast seiklustel ära sellega nagu, me sõitsime kunagi sõpradega Kristi autoga üle Saksamaa 24 tundi, käisin 26 erinevas rekkamehe peldikus, lõpuks tervitasin ühte tüüpi nimepidi, sest tal oli sama haigus ja sama marsruut, aga peldikus number 17 oli nii ilus tükike kodumaad või äratundmisrõõm. Nimelt ma läksin tualetti, vaatan, seal on 2 kabiini, üks on lahti, teised varbad paistavad, cool, meil on kiirendus, on ju. Ja hakkan istet võtma, vaatan, seal on saksa keeles silt, vabandage, paberit ei ole. Mõtlen, et noh, mille peale te selle siis printisite, aga nagu kui ei ole, siis ei ole, on ju, kõrvalkabiinis ilmselgelt on. Otsin tüübi ära, tüüp lõpetas seal mingi paari minutiga, tuli välja, patsutas mulle õlale, veel soovis head teed. Läksin kabiini, tema kabiinis oli sama silt, et vabandage, paberit ei ole. Ja siis selle peal oli sõrmega pruunilt pohhui tehtud. Ja ta patsutas mulle õlale, aga nagu ma olen käinud näiteks 24. detsembri hilisõhtul Vastseliina tuletõrjedepoos Sital. Olime perega surnuaias Vastseliinas ja järsku tunned, et mõtled küll, et surnuaia hea metsaalune, tead, palju seal jõulude rahvast on? Mõtle, kükitad mingi männi taga ja siis järsku mingi vend tuleb, et ma saan aru, et valus ja nii nagu, aga ma tahaks ka vanaisat näha, vaata. Ja siis olidki tuletõrjete poos, põle. Tüüp saab juba sokke jalga, seni kui ma seletan, ei kõhus. Aga ilmselt kõige meeldejäävam seiklus selle haigusega seoses on ikkagi see, kui ma sellega lõpuks arsti juurde jõudsin. Nimelt, see võttis 10 aastat põhimõtteliselt julguse kogumist ja ma läksin lõpuks arsti juurde ja veits olime vestlenud, et ütles, et ei, siin ei ole nüüd midagi. Et nüüd tood mulle järgmine nädal iga hommik kakaproovi. Ja mina mõtlesin enesetapu peale, sest mõtlesin, et nagu kallis inimene, ma julgen sulle 10 aastat tunnistada, et mul on see haigus, nagu nüüd ma hakkan sulle järsku sitta tooma hommikuti. Kelleks sa pead mind vaata? Aga ma kuidagi püüdsin nagu selle sisendada endale, et Sander, et sellel on ka mingi meditsiiniline eesmärk, et see ei ole ainult sinu mõnitamiseks see plaan, on ju, et ma võtsin selle katsumuse vastu ja ma ütlen teile ausalt, see oli minu elu kõige raskem nädal. Ma ei tea, kust otsast alustada. Alustame sellest, mehed ütlevad, et kondoome on piinlik osta. Palun mine apteeki, vaata inimesele silma sisse ja ütle, et anna mulle neid topse, kuhu situtakse. Ja kui poest sa peidad kondoomi vähemalt õlle ja grillvorsti vahel ära nagu, kuhu ma selle sitatopsi peidan? Anna neid kuradi sidemed sealt seina pealt, siis kakatopse nagu. Järgmine asi, sellel topsil ei olnud kasutusjuhendit. Kui millelgi siin nagu šampoonipudeli peal on kirjas pese ja loputa ja siis on lihtsalt haljas tops, mine mölla peremees. Saad sa aru, ma võtsin selle topsi, ma läksin koju sellega, panin maha, võtsin siukse küki. See on need persed, palju väiksem sihtmärk, kui ma harjunud olen. Kui ma köögis teen seda üldse. Ema saab jõle paha. Kuidagi sain kakatopsi, järgmine mure oli topsi transport. Nagu üldiselt ma rokin ühistransporti. Ma ei lähe liinibussi sitt taskus, nagu lepime selles kokku ära. Kujud ette, buss teeb avarii, me saame kõik surma. Ikka tulevad ju kuradi taskuid läbi vaatama, et emale helistada. Perse, mul on aua kivi peal ka kirjas, ma kannan sitta kaasas endaga. Ma proovisin endale kiirabi kutsuda, aga tuleb välja, et ju see on kaka, ei olnudki meditsiiniline hädaolukord. Lõpuks mõtlesin, et ma lähen jala, et ei ole midagi, on ju, et kedagi ennast väga alla tuult ei lase, et üks lugu olla. Panin topsi taskusse, tegin võib-olla mingi siuke 4-5 enesekindlat sammu, siis aru, et türa mu nägu reedab. Kõik teavad. Ma olen täiesti kindel, ma läksin 4 hommikut sama teed, 4. hommikul üks tüüp valas naisele muuseas kohvit, vaata sitaga tüüp. Ja siis ma jõudsin sellega kohale ja see topsi üleandmine on see kõige suurem maasikas selle juures. Tal ei ole mingit pimedat koridori, kuhu ma saan selle visata ja nahku joosta.
sa istud kitsas koridoris järjekorras koos teiste inimestega. Kes hoiab peast kinni, kes seljast, vaata, teeskelt ka mingit õlavalu, et vähem piinlik oleks. Iga kord koridoris pasahaisu tunned, siis palvetad, et keegi lapsega oleks, vaata. Ja siis see viimane maagiline hetk, sa astud sinna ruumi ja sa ulatad teisele täiskasvanule oma sitta. See oli kena noor õde, kui ma oleks mingi jalahaigusega, ma oleks proovinud võib-olla tutvust teha. Ma olen tema jaoks elu lõpuni tüüp, kes sitta toob lihtsalt. Ma olen täiesti kindel, ta käib praegu muidu Tartut, näeb mu plakatit, vaatab, kurat, pasakott nii kaugele jõudnud. Aga ja 4 hommikut ma sain selle katsumusega hakkama. 4. õhtul käisin joomas ja söömas sellises Tartu legendaarses söögikohas nagu Fasters. Aitäh selle eest. Kes on käinud, teavad, kes ei ole Fasters, on selline, igas linnas on selline, teie oma on vist söögiplats või ühesõnaga koht, mis on lahti öö läbi ja nad müüvad mingit täiesti uskumatuid asju, aga need ärimudel on see, et sa oled nii vittus, et sul pole vahet niikuinii, on ju. Kivipaber käes. Ja igal juhul. Käisin joomas Fastersis, läksin koju magama, öösel tualetti minek ei olnud minu valik, vaid pigem oli nagu see, et istun seal, pudistan, järsku on see, et tere, seda proovi oli ka vaja ju. Vaatad potti. Siit on ainult Fastersi logo puudu nagu. Ja siis kaalud oma variante, vaat perse, et kuuled, kass krabistab, et viiks selle, on ju, või... Aga raudselt arst küsib, et oi, et millal sind kastreeriti või mis nüüd kohe niimoodi? Kakaliivan, et mis kombed teil on, on ju. Aga samal üritan teile nagu, et lihtsalt ole täiskasvanu, helistama kuradi perearstile, ütled, sa ei too kell 8, tood kell 12, fucking kasva suureks, nagu ära ole siuke maun. Ja see samas poti peal istudes ma võtsin vastu oma elu ilmselt ühe kõige täiskasvanu otsuse, vahetsin perearsti ja uus ei tea, et mul kõhtahaige on nagu. Ja ma olen täiesti kindel, vana käib mööda mingit konverentsi ja siis 4. päeval ta haistus.